Mina olen Elbe Lumiste ja laagris olen ma siis selline korraldusliku poole peal seoses sellega, et ma olen Harju ringkonna, Naiskodukaitse Harju ringkonna juhatuses ja siis Harju ringkonna ülesanne oli see laager naistele teha. Ja siis me rõõmuga nüüd teeme seda. 2019 tegi Harju ringkond esimest korda seda laagrit, nii et me arvutasime, et 9 aastat on seda tehtud. Ma enam ei mäleta seda, kuidas ma sinna jõudsin, sellepärast et ma olen juba 20 aastat naiskodukaitse olnud, aga ma usun, et mind kutsusid head sõbrad ja pakkus kõik mulle nii suurt ja mõnusat väljakutset ja ma saan tunda, et ma olen oluline ja kasulik. Ma olen olnud kogu aeg täiesti kindel. Sellepärast olen ma saanud ka naiskodukaitselt hästi palju enda jaoks kasulikku, oma pere jaoks kasulikku ja nüüd ma olen jõudnud sellesse seisu, kus ma annan ise seda kõike vastu. See näitab, et ma olen kogu aeg ikkagi olnud õiges kohas. Ma tean, kuidas toime tulla, kui on keerulised ajad ja meie pere on sellest ka juba omavahel rääkinud. Meil on oma plaanid tehtud. Esimene plaan on kõige olulisem ja ma arvan, et naiskodukaitses on mulle andnud selle teadmise, kuidas seda plaani teha. No, tegelikult on see üsna selline väljakujunenud formaat, et ikkagi inimesed, kellel ei ole nagu võib-olla kõige paremat varustust ja arvestades seda, milline on Eesti ilm, siis ma arvan, et 2 päeva on täiesti väga hea formaat, aga võib-olla tulevikus võiks arendada seda edasi, et kes tahab natukene rohkem mingi spetsiifilist teemat näha, et tahabki nagu metsas ellujäämist rohkem saada, et siis miks mitte. No, siin on meil siis selline staap. Evakuatsioonirühm korraldab siis kogu selle laagri, näiteks kui on vaja viitasid panna, registreerimist teha laagri alguses. Meil registreerimine kahjuks muidugi on juba kinni. Kohale tuli 194 naist, 53 last ja korraldusmeeskonnas on meil 80 osalejat. Et korraldajad siis käivad mööda vahetustega, et meil on töötoad praegu, et siin meil on tehtud oma sellest matkabussist väike staap, et naised teevad seal tööd. Kui midagi vaja kiirelt printida või kähku midagi arvutada, siis saame seal kõik asjad tehtud või silte teha näiteks ja meil on alati kohvimasin olemas, et naised peavad alati erksed olema. Et kui laager on, siis alati peab reaalne meditsiin ka olema koha peal. Praegu neil on õnneks puhkehetk. Et meil on hästi läinud ja meil on tegelikult kõik laagrilised said hommikul õppe, kuidas jaotelke püstitada ja meil püstitati 21 telki, et see on ikka väga palju. Iga telgi sees on kuskil kuni 20 naist. Siis öösel, kui läheb külmaks või niiskeks, siis võib ilusti ahju tule teha. Et ilmselgelt praegu on väga palav, sest väljas on päike, siis ta kütab siit alt. Tahad siin ööbida, siis saab küljed ilusti üles tõmmata. Siis ta on igalt poolt külgedelt lahti. Tuul käib läbi. Telke püstitati, siis oli rääme see sadu meil, aga nüüd on juba enam-vähem vesi ära läinud. Lapsed on meil oma ala peal praegu, emadest eraldi. Isasid meil ei ole, sest isad siia laagrisse ei tulnud. Ei ole oodatud, mitte halvas mõttes, et see on naiste laager. Ja meil on korraldusmeeskonnas kuskil 80 korraldajat, et nad käivad töötubades edasi-tagasi ja täna on osad ja homme on osad, et ma arvan, meil tuleb kuskil korraldusel ikkagi 100 kokku. Siis metsas olles, maavis on vesi, vesi peab voolama, aitab kindlasti poolest ühest kohast teise, kõrvaliste. No saite tule püsti, jah? Jaa. Kas keegi veel valmistab? Oh, no, kuidas läheb? Ei õnnestu eriti hästi. Ei õnnestu? Ei õnnestu. Sa oled väikse otsaga? Sa kraabid enne peale? Karben, anna endast parim. Läheb. Tempo. Panna on vaja. Suusatajad. Küttematerjali on juurde või? Uskusi oleks ka. No siin tuleb. Vaatan, tule jumala nägu. Siin saab juba vorsti ära küpsetatud. Aga keegi ei ütlegi, et... Näed, siin susiseb juba parem pool. Vaikselt või? Peaaegu tuli sul ju? Peaaegu jaa. Ma olen umbes 2 korda saanud ühe oma. Ja kolmas, mida me proovisime, võtad ühe laua, teises
kerge oksa ja lihtsalt puhtalt jõuga. Seas see vibu variant või nii-öelda puupuuri tegemine, sellega saab, aga jällegi vot see on asi, mis tahab nagu eriti palju harjutada. Diana Paudel, siin ma olen Naiskodukaitse küberkaitse töötoa eestvedaja ja muidu olen ka küberkaitse koolitaja, digipädevuste koolitaja. Siin toimub see, et me harjutame offline küberkaitset kännu otsas, et põhimõtteliselt on 8 ülesannet, erinevad teemad, õngitsuskirjad, tehisaru, siis seal on erinevad, tuleb asukoht tuvastada, põhimõtteliselt ülesanded, mida inimesed peavad oskama internetis teha, et infot kontrollida, tuvastada, valeinfot aru saada. Igal tiimil on 4 minutit ühe ülesande täitmiseks, siis annavad nad ülesanded edasi ja siis kokku ongi, et saavad kogu töötoa jooksul 8 ülesannet läbi arutada. Et tegu on ka digikotkase ülesannetega, et neid saab ka lahendada tegelikult täiesti digitaalselt digikotkas.naiskodukaitse.ee lehel. Ja lihtsalt, et hammas verele, ütleme, teemal saada. Et see ülesanne on nüüd õngitsuskirjad, kõik see Kunstnike Liidu teema ja kõik, et kuidas tunda ära õngitsuskirju, kuidas teada, millal vastata kirjale, millal mitte. Kui sa õiget kirja ignoreerid, võid saada ju trahvi, siin on, võib su konto ära häkida, kuna sulle tuleb teavitus, et konto on häkkimisel, samal ajal kui sa valet kirja klikid, on samuti jama. Need on meil väikesed auhinnad, et mul on siin magistritööna kunagi tegin Äkkerte lahingumängu ja siin on ristsõna, katsetame, kui hästi noorte nutielu inimesed tunnevad. Tavaliselt inimesed jäävad hätta, kui nad on üle 15 selle ülesandega, siin on vaja reklaamid kokku lugeda. Siin on põhimõtteliselt vaja teada, mis seal 10 aastat tagasi, mis soone oli või 15 aastat tagasi. Teie teate, ärge öelge vahele, aga palun, teised veel ei ole teinud. Siin on tehisaru promptid vaja kokku viia, et milline pilt millise promptiga on joonistatud. Liba pealkiri, et siin on ka, et üks väljavõte, siin on üks pealkiri ei ole see, mis originaallehel oli. Aga et kuidas see üles leida? Et see on üks raskemaid ülesandeid, kus juures siin täna. Eve Tobias, Päästeametis ennetuspartner. Ole valmis laagris, teeme kriisivalmiduse töötuba. Ehk siis me oleme kõik väga veendunud, et kõik inimesed peaksid olema võimelised esimesed, kuni nädal või natuke rohkem iseseisvalt hakkama saama. Ja ma olen kindel, et kõik need naised peale tänast päeva saavad väga hästi hakkama. Siin ongi kriisivalmiduse töötuba. Ehk me räägime sellest, milleks me peame valmis olema ja kuidas me saame selleks valmis olla. Me just praegu siin arutasime, et Eestis on tegelikult päris turvaline elada, aga on igasuguseid ohtusid natuke ikka, võib torme olla, võib haiguspuhanguid olla, võib elekter katkeda, võivad muud teenused katkeda, et kõigeks selleks, kui vett ei tule kraanist, eks ju. Mis sellega kaasneb, kuidas WC-d kasutada, kõik muu, kuidas pesta, kuidas juua, kuidas süüa teha, kus te saate vett. Roheline, teie teema on toit. Lisaks ka muud kodused varud, ehk siis mõelge ka sellele, et teil on võib-olla lemmikloomad, mida nemad tahavad, eks ju. Toidu puhul, mis võiks olla, mille peale te mõtlete, mida te varute või kas te varute, eks ju. Kuidas te hoiate, kuidas te sooja toitu teete, kõik muu selline. Ja ärge unustage ära ka ravimeid, see ei ole küll päris toit, aga koduste varude teema, eks ju. Et mis ravimid peaks olema ja võib-olla sinna veel juurde sularaha ja kütus ja kõik see. Teil on mis värvi pliiats? Punane pliiats, teil on soojus. Soojus, ehk siis väga oluline, aga soojus kahte pidi. Et kui meil on külm aeg ja meil on vaja saada sooja, mõelge läbi, kas te elate korteris, oma majas, vahet ei ole, eks ju, et kuidas te saate sooja? Mis variandid on? Kuidas? Kui elektrit ei ole, jah. Ehk siis on elektrikatkestus, kas teil on sellega kaasnenud ka soojakatkestus? Kui teil on oma majas, võib-olla on ahi, aga võib-olla ei ole, eks ju, et kõik sellised variandid. Ja siis teistpidi see ka, et kui on selline palavilm, et kuidas te siis kaitsete ennast, et palavus liiga ei teeks. Teie värv oli must, eks ju, et teile jääb siis selline info saamine, ohuteavituste saamine, kõik selline pool, et kus te saate riigilt infolt, kuidas te oma perega infot vahetate ja sinna juurde ka, et need telefonid või muud seadmed, kuidas te laete neid ja kõik see pool. Arutate.
pange mingid pidepunktid, sest te pärast suure grupi ees räägite ka kõike seda. Mina olen Kairet Kõljalg ja ma olen vabatahtlikult abis. Et olen Naiskodukaitses olnud nüüd juba aasta, et üsna uus inimene. Et algõppe mul päris veel läbitud ei ole, et olen poole peal, aga mul on veel aega, 2 aasta jooksul tuleb läbida. Et taustalt ma töötasin peaaegu 19 aastat Päästeametis, et tegelesin seal väga huvitavate teemadega, et puutusin ka kokku Kaitseliiduga, Naiskodukaitsega, aga nüüd olen siin täiesti teises rollis, et kui enne oli tööalaselt kokkupuude, siis nüüd on vabatahtlikult, et vaatan seda kõike nüüd teise nurga alt. Päästeametis ma töötasin peaaegu 14 aastat ennetusvaldkonnas, ma olin tuleohutus- ja plahvatusohu ekspert ja viimased 5 aastat olin Päästeametis haldusarenduse juht. Minu juhtide oli tiim, kus olid eksperdid, kes siis tegelesid Päästeameti sõidukipargiga, kinnisvaraga, riietusega, varustusega ja töökeskkonnaga. Ma tegelikult olen pärit suurest perest, meie peres on 6 last, 5 tüdrukut ja minu õed kõik on Naiskodukaitses ja nemad on väga staažikad Naiskodukaitse liikmed ja nad on mind tegelikult aastaid värvanud, et tule ka Naiskodukaitsesse. Aga ma ei ole tulnud sellepärast, et kuna ma töötasin teises riigiasutuses, kus ma olin riigikaitselisel ametikohal, et siis ma teadsin, et kui läheb kriisiks, siis mina olen seal tööülesannetes. Aga nüüd, kuna ma enam seal ei tööta, et olen uutes väljakutsetes, et siis ma mõtlesin, et ma vabatahtlikuna tulen siis Naiskodukaitsesse ja õed kutsusid mind 19 aastat ja lõpuks siis andsin sõrme, käe, jala ja tulin Naiskodukaitsesse. Et eelkõige siis selleks, et oma õdedega koos aega veeta ja siis loodan, et õpin ka midagi, mida ma siiamaani Päästeametist ei saanud 19 aasta jooksul. Tee panemist ja vasakul on elustamine. Tas nagu hea koht, et sa saad siin tasuta koolitusi ja pärast saad veel tunnistuse ja sa võid mitu korda käia, keegi ei käsi sulle, et sa ainult 1 korra või ei keela. Peale on joonistatud, kuhu need tuleb panna. Üks läheb siis siia paremale üles. Teine ära puutu. Aparaat analüüsib südamerütmi ja kindlaks, kas on vaja elektrišokki anda. Aparaat. Aparaadi juures see kõiki käsklusi dubleerib ja enne ei vajuta, kui ma olen veendunud, et keegi ei ole kannatanu vastas. Kõik eemale, vajutan. Šokk käis. Nüüd võib edasi vaata. Mis siin punktis toimub? See on kõige parem klassiruum, mida ma täna olen näinud. Ma juba nägin kuskilt. Ma nii kaua tutvustan iseennast siis ära. Ma kogu aeg unustan ära, et kes ma üldse ise olen. Need ülejäänud, kes on käinud siin, ei tea üldse, kes ma olen. Mina olen Eili Erg. Auaste on kapral ja ma olen Põhja maakaitseringkonna Tagala kompanii sideallohvitser. Aga lisaks olen ma ka siis Harju ringkonna juhatuse liige. Olen olnud ka Saku jaoskonna esinaine ja olen Naiskodukaitse ajalookomisjoni esinaine. Naiskodukaitse saab järgmisel aastal 100 aastat vanaks. Te kujutate ette, 4000 naist korraga saavad 100-aastaseks. Me väga tahaksime, et meid järgmiseks aastaks oleks natuke rohkem kui 4000, nii et kes tahab punti tulla, tulge aga. Ja lisaks sellele olen ma siis Kaitseliidu koolis instruktor-treener ehk siis koolitan välja tulevasi Naiskodukaitse ja Kaitseliidu instruktoreid, et minult saavad nad tööriistad, kuidas koolitusi läbi viia ja siis juba valivad oma eriala ja spetsialiseeruvad oma erialaste oskuste ja teadmistega. Nii et tere tulemast sidesse. Nii, kas 2 jõudsid kohale nüüd või? Väga hea! 1 vähemalt, aga siis alustame. Alfa India 1, siin Alfa India 2 kuuldel. Siin Alfa India 2, edastan Quick Sit-Repi kuuldel.
Bravo, kohal 22-3 õppurit, paus. Charlie, instruktor 1, abiinstruktor 2, paus. Romeo, Juliet 5, veevaru 7-5%, paus. Delta, algus, Mike, Victor, Kilo, 0-0-0-0. Lõpp, Mike, Hotel, Kilo, 4-5-0-0, paus. Liikumine, suund 3-2-1-8. Kiirus 5, Kilo, Mike, Hotel, kuuldel. Siin Alfa India 2. mis toimus? No väga hea, mis veel? Nii. Alfad ja Charlie'd, mis asjad need on? Alfa ja Charlie ja Mike ja Hotel ja mis asi see on? Milline tähestik? NATO kood on see. NATO kood. Ja, mis te veel tähele panite? pausid. Ahaa. Miks see paus hea on? Nii, paus tegelikult on see, et see siin on traatside, see on selles mõttes natukene teinekord lollikindlam, et seda saab pealt kuulata ainult siis, kus on klemmid. Kui ma võtan selle raadiojaama, siis see levib läbi õhu teatud sagedusel ja seda on võimalik kinni püüda mingite aparaatidega. Ja siia saab vastane ennast nii-öelda kõrvad külge panna. Ja? Paus tähendab seda, et ma lasen tangenti lahti. Tangent on see nupp siin, mis lülitab jaama vastuvõtu ja info edastamise režiimilt ühelt teisele üle. Ja kui ma edastan infot, siis mu jaam kiirgab, nagu telefongi. Ja siis on seda signaali võimalik kinni püüda. Kui ma tangenti lahti lasen, siis ta niimoodi ei kiirga ja siis selle salamasinaga, millega on võimalik mind positsioneerida või lausa pealt kuulata, see ei püüa mind kinni niimoodi. Ja paus on tähtis ka sellepärast, et see, mida edastati, oli kriitilise tähtsusega informatsioon. Quick Sit Rep on formateeritud ettekanne, kiire olukorra ettekanne. Ja? Me andsime kiiresti infot edasi, mis meil toimub siin, mis seis on. Vastasega oli meil seis rott, ehk rida on tühi. Seal ongi blanketi peal on sellised lahtrid ja see rida on tühi, vastast pole. Yes. Mis te veel kuulsite? Kellaajad ja mis veel oli? Veevaru oli. Mis te nende igasuguste 75 ja 23 koha peal tähele panite? Jaa, täpselt, arvusid antakse edasi numbrite haaval. Sest kui ma ütlen, et no teid on siin umbes 23, on ju? Mis arvu ma ütlesin? Kas ma ütlesin 23 või 83? Ehk kõne selgus, on ju? Annab see, kui ma ütlen numbrite kaupa. Teisi välja, kuidas tegema. Jaa. Aivi Murd-Murulaud, Tallinna ringkonna naiskodukaitse. Õpetame esmaabitöötuba, meil on elustamine praegu ja hakkame elustama täiskasvanud inimest. Elustame siis, kui me saame teada, et ta ei hinga. Pulssi katsuma me ei õpeta, sest et pulsi katsumisega võib olla see, et sa tunned iseenda pulssi. Sa võid olla lärmi sees, sa ei kuule ja sa ei saa aru, kas tal on see pulss või ei ole. Kui me oleme tuvastanud, et ta ei hinga juba, teeme hingamiskontrolli sedasi, et me avame hingamisteed, me paneme siia tema näo juurde oma põse ja kuulame kõrvaga, kas me kuuleme hingamist või mingeid hääli. Tunneme vastu põske hingamist ja paneme käe diafragma peale, kas käsi tõuseb või mitte. Kui ta juba poole minuti jooksul ei tõuse, siis järelikult ta ei hinga. Ja siis me alustame elustamist. Puhastame keha riietest. Paneme peale käed, kes kuidas paneb, osad panevad niimoodi,
mina panen niimoodi, sest mul on nii mugavam. Põlvedega hästi lähedale talle. Käed, käsivarred sirged, küünarnukid lukus ja hakkad vajutama ülevalt alla siis 90-kraadise nurga all. Tempoga 100–120 lööki minutis ja sügavus umbes 5–6 sentimeetrit. Sama palju kui vajutad alla, pead laskma üles lahti, et tekiks see pumba efekt, mis siis südames lükkab seda verd edasi aju suunas. Ja miks me seda liigutame, seda verd inimese kehas üldse, on see, et veri transpordib hapnikku ajusse. Ja see nüüd on see koht, kus me tegelikult peaksime hingatama. 2 hingatamist, pea kuklasse, sulgeme ninasõrmed ja puhume sisse 2 korda. Ja siis jätkame elustamist. Võhivõõrast inimest ei pea hingatama, aga kuna 80% sellistest õnnetustest või äkksurmadest juhtub kodus, siis oma lähedast me tahame hingatada ja sellepärast me seda ka õpime ja õpetame. Inimest elustame senikaua, kuni tuleb kiirabi, kuni ta ärkab üles või me enam ei jaksa. Puhastame ära. Laste algoritme siis nii-öelda selline 5–9–11 on selline hall ala. Teed ühtemoodi, teed teistmoodi, moodi ei ole vale. Igal juhul ei ole vale, aga see beebid 38. Kirsten, täna ma abistan punktides, näiteks päästepunktis täidan tulekustuteid, millega saab siis tuld välja panna või siis lihtsalt käin ringi ja vaatan, kellel abi on vaja. Telke aitasime püstitada ja lihtsalt orienteerume ringi. Väga meeldib. Ilm on nüüd lõpuks soe, enam ei saa vihma ja tegelikult on põnev vaadata nagu ka siis nagu korralduse nagu rollist, et ei ole seekord laagris ise osaleja. Ma olen kodutütar ja mul rühmajuht küsis abi. Me oleme kõik Jüri rühma kodutütred ja me tulime siia kõik koos. Patrullvõistlustel koos? Jah, me olime siin pool sellest on minu patrullvõistluse tiim. Super äge. See on siis päästepunkt. Seal saab siis proovida tuletekiga ja tulekustutiga tuld siis välja panna ja räägitakse siis üleüldiselt tuleohutusest ja tuletõrjest üleüldse. On ka juuksed lahti ja teine kord, kui tuli põleb ja kas siis juuksed kinni? Mis teeme, kustutasime ennem siin päris palju neid tulesid? Samal ajal rääkida, mis toimub. Alguses nimi. Minu nimi on Kerlin ja mul on vett täis tulekustut. Ma kustutan sellega selle tule ära. Minu nimi on Kerlin ja mul on vett täis tulekustut. Ma kustutan sellega selle tule ära. Marge, väga palju huvitavaid elamusi ja tarkusi. Meie oleme käinud sidepunktis, esmaabipunktis ja relvapunktis. Eluliselt kõige kasulikum, ma mõtlesin, et väiksed lapsed ka, siis on see medpunkt. Facebookis nägin seda üleskutset, üks mu tuttav oli seda nii-öelda huvitatuks pannud ja siis ma lugesin, mis seal tehakse, lugesin lastele ette, et need ja need asjad saab sõduri telgis magada, tahate minna? Jaa! Siis panin kirja. Tasub tulla, sest tegelikult lastele on siin ka tegevused 100% kaetud ja vaata, kui kea lapsed viidi ära, ma ei pea nendega tegelema. Nad on mujal ja kõik on organiseeritud ja korraldatud. Mina olen Johanna, ma tulen Tallinnast. Ma tulin siia laagrisse, et saada endale rohkem erialaseid kogemusi seoses kaitseteemaga. Siin on hästi palju erinevaid põnevaid töötubasid, hästi palju uusi tutvusi inimesi. Siin kogu selle kaitseteemaga on hästi palju antud infot nii interneti turvalisuse kohta kui ka esmaabi andmise kohta ja samuti, kuidas saada metsas hakkama ja mida näiteks inimene nagu eluks väga vajab, kui ta on üksi või pole kuskilt toitu võtta, no ellujäämisasjad. Ütleme nii, mingi ärevus on alati sees, aga loodame, et seda suuremat olukorda ei tule, aga tore oleks, et kui ükskord peaks nii olema, et siis selleks oleksin valmistunud. Tere, ma olen Elisabeth.
see on pudel, mis meile kõigile jagati ja kohe päeva alguses küsiti, et noh, kas teil vesi on kaasas ja siis me pooled olime niimoodi, et kotis. Nii et nüüd meil on alati see kaasas ja see teine on häkkerite lahing, see on üks auhind. Meil oli digiturvalisuse töötuba, kus meil oli 8 ülesannet, kus oli 4 minutit iga ülesande jaoks ja siis me pidime tuvastama sealt erinevaid, ma ei tea, häkkereid või kirju, mis ei vasta tõele ja siis me võitsime selle. Miks ma siia tulin, on sellepärast, et minu jaoks metsas olemine on natuke hirmutav, et ma elan linnas ja ma olen käinud sellises kaitseväelaagris, aga ma tahaks tunda ennast turvalisemalt ja ma tahaks olla valmis, nagu see äpp ka ütleb ja ma arvan, et siit ma olen juba saanud hästi palju praktilisi kogemusi ja mind hämmastab see, kui teadlikud tegelikult inimesed on ja kui palju informatsiooni meil on, nii et minu jaoks ma olen väga tänulik, et see on niimoodi kokku pakitud ja ma lihtsalt tulen ja kogen ja nagu ahmin seda sisse, et see on väga-väga äge. Räägime siis sellest juhtsilmast, et teada, kumma silmaga te lasete. Keegi teab, kumb silm tal juhtsilm on. Selle jaoks valige endale üks objekt kaugel, tõstke sõrm sinna peale. Pange üks silm kinni, siis pange teine silm kinni, liigub paigast ära ja mõlemad silmad lahti teed, siis juhtsilm on see, mille peale te panite. Kumb silm sul oli? Vasak ja paremakäeline oled? Ma arvan, et see on üks esimene teadlik samm selleks, et igas olukorras toime tulla. Ja see on see, mille pärast ma kõiki kutsun siia ja ma kahtlen, et mehed siia kedagi saadavad, et minult on päris mitu meesterahvast küsinud, et miks meil meestehoidu ei ole. Et kui lastehoid on, siis miks meestehoidu ei ole. Aga sellepärast, et meil ei ole vastava pädevusega instruktoreid.